tere tulemast Musta kassi taru lugemisse hamburid. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 9–15. veebruar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No nädal algab siin sellise unetu öö ja vähkremisega. Ma ei tea, ma arvan, et teil on siin olnudki mingisugune pikem periood juba. Midagi, mis teid rahutuks teeb, mis ei ole täpselt nii, nagu te tahate. Ma ei tea, mis teil seal nagu päriselt ei meeldi. Võib-olla on mingisugused takistused teel, võib-olla asjad ei lähe nii kiiresti, nagu te tahaksite. Võib-olla tahate üldse muutust oma ellu, aga seda ei tule või pole siiani tulnud. Et selline unetu öö, unetu selline vähkremine voodis, kus uni ei tule ja pea on paksult mõtteid täis. Vasakule paremale lasete oma peast igasuguse stsenaariume läbi, no võiksite lausa raamatu kirjutada. Vot selline öö on siin minu jaoks esimene kaart. Edasi tuleb tähekaart. No tähekaart üks osa sellest ütleb seda, et seda, mida külvad, seda lõikad. Teine osa sellest tähekaardis räägib sellest, et see, mis ennem nagu oli untsus halvasti, valus või valesti, et see nüüd saab parandatud. Et see saab nagu parandatud, toimub tervenemine, et tähekaart on ka lisaks sellele, et see, mida sa nagu külvad enda ümber, kui sa nagu naeratad võõrale, oled lahke ja hea, et selle sa saad ka tagasi. Aga teiselt pidi ta näitab ka seda, et see, mis oli nagu, no ütleme niimoodi, et oli kuskile lõite oma varba ära, nüüd hakkab see paranema. Siin kõrval on veel, järgmine on see ülempreestri kaart. No see ülempreestri kaart on õpetlase kaart. Tema räägib seda, et tuleb teha targad otsused. Et no tehke otsused oma südame järgi. Just, tehke südame järgi otsused. Teie teate, mis on hea ja mis ei ole. Te tunnete ju hea ja halva ära. Et otsused tehke ja leidke tasakaal enda füüsilise mina ja vaimse mina vahel ja töö ja puhkeaja vahel. Et tasakaal meie elus on väga oluline. Et ja, nii, edasi tuleb meil siin sauade rüütel. No sauade rüütel on selline täis optimismi. Et nüüd me läheme ja teeme midagi vinget. Siis on siin müntide 3. No müntide 3 on töö tegemise kaart, aga kuna kõrval on maailm, siis ma arvan, et nii see sauade rüütel, kui see maailmakaart räägib sellest, et üks etapp teie elus saab läbi. See maailmakaart on punkti panemise kaart. Te olete kõik, absoluutselt kõik endast andnud, te olete kõik ära teinud, mis on vaja olnud teha. Et nüüd on see nagu tervenemise aeg ja teil tuleb uus etapp. Te astute, lähete, sõidate selle paadiga siit rahulikult uude etappi oma elus. No ja kuna meil on siin kohe algamas ka uus ehk Hiina aasta ehk siis tulihobuse aasta, siis kõik meil hakkabki uuesti, et tulebki uus etapp teie elus ja lähete, sõidate rahulikult oma selle paadiga sinna uude etappi. Et maailmakaart ütleb seda, et kõik on tehtud, enam pole midagi vaja teha. Nüüd tuleb lihtsalt uude etappi sõita. Väherge ära siis see oma öö, mõelge seal oma mõtteid, tehke veel see viimane pingutus selle tööga, kui teil on veel vaja midagi ära teha. Enne sinna tõotatud maale sõudmist tehke veel ära, et saaks töö tõesti kõik tehtud. Ja siis koos selle sauade rüütli ja selle mõõkade 6-ga põrutage rahulikult uude etappi. Sõudke sinna, ma ei tea, mis etapp teil elus tuleb, no kindlasti tuleb see hea, sellepärast, et kuna see täht toob tervenemise sellest, mis on olnud valus või valesti ja tasakaal tuleb niikuinii leida ja kui õpetlane ka veel väljas on, no siis on seda tarkust ka natukene vaja. Ma ei tea, mis see uus etapp teie elus on. Et no, kes seda oskab öelda, mõnel on kindlasti see uus töökoht. Mis see võib olla? See võib olla ka mõni üllatus selline, mida te pole praegu osanud ette näha.
Üllatused ongi siukesed, mida ei oska oodata. Üks on kindel, et läbi on, midagi saab läbi selle nädalaga ja järgmisest nädalast või selle nädala lõpust või üldse järgmisest nädalast hakkab uus etapp teie elus. Ja see uus etapp toogu teile siis tõesti midagi ilusat, midagi head, midagi sellist, mida te olete kaua aega oodanud, lootnud ja pole siiani see kohale jõudnud. Et ma soovin teile absoluutselt kõike head sellesse nädalasse. Ja olgu teil kõik hästi, nautige oma nädalat, külvake headust enda ümber. Just. Ja kui teile minu lugemine meeldis, ärge olge kitsib, pange ikka like pöial üles, võite ka kommenteerida ja kohtume järgmisel nädalal.